No tervitus taas. Pole ammu ühtegi videot teinud, aga ega me pole ka väga kuskil ringi sõitnud. Aga nüüd see nädalavahetus tulime siia Lääne-Eesti poole. See on mingisugune Matsi lõkkekoht siin mere ääres. Lapsed ujuvad, buss on seal taga metsa sees kuskil. Ja vaatame, mis tänane päev toob. Kuhu ma panen suranga? Sinna, siit edasi. Kuhu sa teed seda auku? Siia keskkonda tegema. Ma hakkan juba vaikselt akku teha. Ei, auku ei tee. Me peame ju veega hakkama auk. Oota, ei veel ei ole vaja. Me peame ennem suure tegema. Nii, tulime vahepeal mere pealt ära. Mere ääres tähendab. Lapsed seal võtavad päikest, kuivatavad ennast. Panen kohe grilli käima. Siin näidata, et näed, auto on meil seal. Meil on siin väike lõkkekoht ka. Katusealune. Ja noh, muidugi vaade merele. Seal on meil naabrid. Kahjuks räägivad saksa keelt, inglise keelt nad ei räägi, aga mis seal ikka, tunduvad rahulikud olevat. Aga paneme grilli tööle, vaatame, grillime mõned vorstikesed ja teeme mingi grill leiba. Ja siis vaatame, mis huvitavat me veel teha saame siin täna, et päev on alles noor. Kell on täpselt 7 saanud, et päike paistab, suht soe on 22 kraadi, et vaatame, kas see päike loojub ka õhtul meil siia mere peale või keerab ära täitsa virtsu, et me ei näegi siit mere pealt. No nii, meil hakkas kergelt tibama, aga pole hullu. Katusalune on siin kehv näidata, aga kaugemale näitan. On sükse väga suure räästaga. Grill on juba vaikselt küdemas. Ja nüüd ongi aeg võtta nuga välja ja vorst siis lahti pakist ja paneme ta grilli peale, teeme leiva ka, ketšup peale ja ongi, ma arvan, siuke õhtuoode väga hea. Vorstike küpse. Nonii, telefon lõpuks zoomis ka selle välja, selle vaate. Ilus. Mõtelda, et peaks ka võib-olla endale soetama mingisuguse parema kaamera, et see telefoniga filmimine on juba tüütuks muutunud, et üks asi on see, et telefoni mälu on kogu aeg täis, siis on telefoni aku kogu aeg tühi ja üldse see kvaliteet on telefoniga nii nagu ta on, aga vaatame, võib-olla tulevikus peaks tegema mingi upgrade'i. Jaa, tere, jah? No, mis sa räägid? Õues saab vihma. Enam ei saa ju. No tiputab. Korraks tiputas, jah, aga enam ei ole midagi. Praegu ikka tiputab. Tiputab, no nii, siin puud all ei saa aru. Ise varju all muidu. Jah, ma olengi praegu. Ise. Jah, olen varju all, jah. Joo, mul oleks laps hullusse. Oh no, nüüd on näpp rikutud. Võta laua pealt nuga lõika maha. Seda sa laulu ei pane. Laulu paneme siis, kui video kinni paneme. Aga okei, ma küpsetan need vorstikesi edasi siin ja... Tšau. 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 No nii, kiire õhtu eine. Mina ka. Jah, maitseb. Taga käib ka aine. Me jalutame nüüd sinna sadama poole, siit 600 meetrit. Vaatame, seal on üks geopeituse punkt. Vaatame, kas suudame selle üles leida. Saab jälle ühe haarde juurde märkida. Vaadake see verd. Ja. Päikest ei näe või? Ja, päikese loojumisel on veel aega. Aga siinpool otsas on palju kivisem rand. Ja metsaalune on rahvast muidugi täis, sest et on ju suveperiood ja inimesed puhkavad. Metsa sees on mingisugune huvitav vana puupaat. Loodus on juba omaks võtnud selle. Vau, vaadake neid kõiki inimesi, vaadake suur. See on suur, jah. Siin on lõkkekoht ja
ahah. ja vaadati nüüd ka. Ja seal on ka. Jah, siin on ka veel mingi paadiva. Vaadake. Kunagi on nad ilmselt mingi kaluripaadid olnud. Ja nüüd vaata. Mhm. Ma tulen sisse vaadata. Vot nii. Sadam pole enam kaugel. Muul juba paistab. Me vaatame edasi. Siit läheb veel mingi trepp üles. Leidsime selle geopunkti, aga silt tegu on eramaaga. Seega ei hakka sinna eramaa peale siis minema, jääb see punkt võtmata, et ma ei tea, kes selle punkti on nii panda, aga äkki see on tema enda kodu. ei tea. Aga lähme vaatame hoopis sinna muuli peale. Arra ei keegi pole seda võtnud. Ja nii, oleme siin muuli lõpus. Päike taga vaikselt hakkab ära kaduma ja ühtegi laevukest siin ei ole. Aga meri on vaikne ja koht on ilus. Aga kui mere ääres on vaikne, siis tähendab see ühte ka, et sääsed lendavad ja tüütavad. No vot. Muna lõhnasid. Oota. On ka sipelgas siin. Jah. Kogud neid või? Siis ütles, et ta teeks loomaiana. Sipelga loomaaed Ja tuleb. mul on seal kuusepuu all mingi 100 sipelgat ja siis ma viisin oma ühe sipelga sinna. Ma viin tema, ma võtsingi tema ka sealt. Ma tal välja ja praegu ei lase tulla. Kui ta vaata välja hakkab ronima, siis ma teen nii. Siis kukub alla. Ma panen talle ühe kivi. Jah, panime sinna väikse tule alla, et sääski peletada. Üks ahvranis puu otsa ja nüüd ongi seal kinni. Ei saa jälle, jah? Nojah, hommikul näeme siis. Mis ei? Kes üles ronib, tuleb alla ka. No roni alla ära. Kuidagi. Ma ei tea, kuidas, aga... Vaat, proovime siia jah, väikse tule alla saada, et siis äkki sääski on vähem. On neid peale seda vihma, mis siin vahepeal tibas, siis hakkas neid sääski oluliselt rohkem tulema. No vot, siuke vaade on siis siin Matsiranna mere ääres. Päike loojub sinna taha ilusti ja vesi on täiesti peegelsile. Väga äge. Vaatame, paneme bussi kõik asjad ära. Siis võib-olla lähme lastega natukene jalutame seda mere äärt mööda siit. Aga vaade on küll fantastiline ja väga ilus suvine õhtupoolik on. Seda saab ainult nautida. Nonii, teise päeva hommik. Oleme teel Tõstamaa poole ja ka oleme jõudnud siukese vaatetorni juurde. Ja, lähme vaatame selle linnuvaatlustorni ära ja siin peaks olema üks geoveituse punkt ka. Nii et siin ei ole traati, teisel pool oli traat. Võt. Siit on siuke vaade. Hääletasime või? Ja. No nii, oleme jõudnud Kastna kirikusse. Siin ei olnud keeldu, siin oli lihtsalt hoiatus, et siin on varisemisoht. Aga need kirikust lähevad. Ja väga ilus vana kirik. Loodame, et see kirik saab ükskord korda. Väljast näeb välja siis siuke natuke eemale. Väga võimas kirik. Kus seal üleval on püstol? Seal sellel. Mis seal üleval on? Seal üleval on mingi püstol.
seal on torn, kirikutorn. Sellepärast, et see on nii vana. Vajunud. oota, aga siin on see idee või? Ei, siin ma arvan küll täna päev pulmas ei tee, jah. Aga miks me siia tulime, oli see, et siin peaks olema ka üks geopeituse punkt. Nii et lähme otsime selle ka. Siin ilmselt siin kuskil kuuskade juures ta on. Geopeituse punkt siis juhatas meid siukse Kastna linnuvaatustorni juurde. Vaatame, otsime siit selle punkti ära. Selle torni otsas ära ja siis vaatame edasi. Siit õnneks Tõstamaale jälle Pikmaa, käime Tõstamaalt, tangime, käime poes ja siis... jooksis ka üle tee. Ja Jänes jooksis üle tee, jah. Ja siis lähme Ermistu puhkekülla, meil on täna seal suguvõsa kokkutulek. Ainult. Ja siis vaatame, kas me seal täna midagi filmime või mis me seal näeme. Aga lähme kõigepealt käime torni otsas ära. Vaat, siuke vaade siit merele. Mõnus. Tundub, et ilm annab ka natuke järele. Vihma ei saja enam. Tuul on soe. Siin kandis on siuksed vägevad, ma ei teagi, kas need on bussipeatused või lihtsalt varjualused. Aga vaat. Tasub geopeitust mängida, siis näed vägevamaid kohti, mida võib-olla ise ei oskakski välja otsida. Ja loodust. Loodust ja osapunktid on täitsa metsa sees. Oleme ka neid käinud võtmas. Vaat, aga selge, vaatame, tripime siit edasi kuhugi poole. Oleme nüüd Tõstamaa kiriku juures. Tundub, et siia saame sisse ka minna, vaatama, piiluma. Aga väga huvitava disainiga kirik. Mina pole sellist veel varem näinud. Aga lähme vaatame, piiluma. Nii, selles uhkes kirikus käidud. Ja kohaliku kiriku perega siis juttu räägitud või. Me saime väga palju ajalugu teada. Nii et väga suured tänud ja kes Tõstamaa kanti tuleb, siis tulge vaadake ja kuulake selle kiriku ajalugu, kuidas see sein siit eest mingisugustel aastatel ära varises ja see pärast taastati. Nii, jõudsime Ermistu puhkekohta. Siin on karavaneel. Ja kuskil seal taga siis, kus on õunapoed, peaks olema meil suguvõsa kokkutulek. Jah, keegi suure bussiga, kämperiga. Jah, aga vaatame. Paneme praegu uksed lukku ja lähme vaatame siis, kus sugulased on. Lapsed otsustasid, et lähevad ujume siia. Lähme siis vaatame. No nii, õhtuks tuli päike välja, endiselt on 26 kraadi. Lähme nüüd vaatame vennaga ja siin pidi olema üks parvsaun. Vaatame, äkki saame ühe parvsauna ka rentida. Saab sulpsu teha. Aga huvitav, mismoodi see parvsaun elektriga on või kredi ta ulbib vee peale? Akupanga pealt või? Päiksepaneelid, nii kaua päikest on, saab saunada. Elektrikütte. Vaatame, kus see saun on ja äkki saame rentida. Siukene parvsaun. Kui on 75 euri tund siukene. Ei, 75 euri. No jah. See oleks meile paras täpselt. Aga siis peab minema peremehe käest küsima, mis värk on, kaua kerdi kapten puhkab. Äkki meile antakse võimalus. See oleks praegu hea, ilma soe ja... Minu mõelest võib siin samas tokiski olla, ne? Absoluutselt, jah, absoluutselt. Väga hea. No, lähme uurime. No nii, ongi sauna aeg käes. Kui oleks viinokad sadame, siis siin oleks saab istuda. Siuke eeskoda. Mis? Sama võtmega käib või? Saab järgmise võtmega edasi. Fuck, mul on ainult üks võti. Üleval on võti. Kus on võti? Üleval on võti. Oh no, võti jäi maha. No nii, võtmega uks lahti tehtud. See kohe, see ka lahti veel. Ah, mine metsa veel mingi võtmega või?
Joh, poisid on saun on ka lukus või? Ongi ja, jah. 4 lukuga kinni või? Mis inimesed kardavad, et tulevad siit mööda merd või? Ja saun on siis siukene. Ja vaatega järvele. Aga õige hetk sai parvsaun võetud. Hetkega tekkis siuke tuisk siia. Kaamerast ei ole näha, aga... Oh yes. Näe, juhtundar ka kohale. Yeah. Like, share ja fucking näeme järgmine korda. Ja kogu suguvõsa kolis ka siia. Nii et... Ja poisid on veel paadiga järve peal. Nii et... Väga märjaks. poisid on meil väga peal. Ja nad on naerupaadiga. Nii et palju õnne neile. Meil on saun soe ja katus on pea kohal. No nii, saunalised ujuvad. Ja me panime meid ei lubata. Teid ei lubata, jah? Meie panime kalade ja pohkorni. Me ootame, millal ta tuleb. Torni juures on see pohkorn. Ujumisrõngaga ei saa ju Leili ruumi tulla. Kus ta oma rõnga pani? Kus ta pillu on? Vaat, ei, vägev, päike tuli välja tagasi, viib kadus ära. Teeme veel mõned tunnid sauna ja siis nii alla. No nii, kolmanda päeva hommik. Lapsed käisid ja vesi oli külm ja märg. Aga siit kohalt tõmbame selle video kokku. Tuli, mis ta tuli ja siuke ta on ja vaatame, mis seiklused me järgmine kord teeme. Tšau. Tšau. Jah, Elisa tahab ka tšau öelda. Tšau. Tšau siis.